Küsimused, mida peaksime esitama pärast 7. oktoobri veresauna, ei puuduta ainult Palestiina araablaste barbaarsust, kes panid toime suurima juutide massimõrva pärast holokausti. Keset mõrvade, vägistamiste, piinamise, inimröövide ja meeletu hävitamise orgiat. See on see, mis ajendas nii suurt osa maailmas seda õigustama, põhjendama ja isegi aplodeerima. Täna saates Think Twice arutame 7. oktoobri järgset antisemitismi tõusu ja seda, kuidas see mõjutab ülemaailmset ühiskonda. Koos dokumentaalfilmi tegijaga, kes on loonud olulise uue teose, paljastades selle, mida ta õigustatult nimetab kollektiivseks languseks kurjusesse. Tere tulemast saatesse Think Twice. Palju on tehtud pingutusi, et selgitada mitte ainult seda, mis juhtus 7. oktoobril 2023, vaid ka miks ja kuidas selle tagajärgi mõista. Peaaegu 3 aasta jooksul pärast Hamasi juhitud Palestiina araablaste rünnakut Iisraeli vastu ja sel päeval toime pandud kirjeldamatuid julmusi, oleme olnud tunnistajaks mitte ainult juudi vihkamise toetuse kasvule, vaid ka sellele, kuidas see on muutunud peavooluks meedias ja kultuuris. Pärast kaasaegse Iisraeli riigi loomist on antisionism, liikumine, mis püüab keelata juutidele õigusi, mida keegi ei mõtleks kelleltki teiselt ära võtta, on alati olnud eristamatu antisemitismist. Kuid seda on taas tõestanud reaktsioon 7. oktoobrile ja kuidas see on muutnud juudi vihkamise mitte ainult tavapäraseks, vaid ka aktsepteeritav liberaalses ühiskonnas viisil, mida vähesed oleksid veel hiljuti osanud ette näha. See on olnud, nagu filmitegija Gloria Greenfield väidab, kollektiivne langus kurjusesse. Ja meil on au, et ta on täna meiega, et arutada nii tema uut dokumentaalfilmi 7. oktoobrist kui ka sellele järgnenust, aga ka tema isiklikku teekonda radikaalsest vasakpoolsusest tema praeguse missioonini, kus ta paljastab vihkamist ja räägib tõtt sõja kohta. Marksistide ja islamistide punaroheline liit ning nende ebademokraatlikud kaaslased peavad sõda Iisraeli ja juutide vastu. Gloria Greenfield on auhinnatud dokumentaalfilmide tegija, kelle fookuses on juudi identiteedi ja rahvustunde tugevdamine, samuti ideoloogilise rünnaku vastu astumine juutide ja lääne tsivilisatsiooni vastu. Üks riigi juhtivaid juudi feministe ja kirjastajaid. 1970 ja 1980 aastatel ta pöördus vasakpoolsusest eemale pärast kokkupuudet selle antisemitismiga. Alates Jock Emmett produktsiooni asutamisest 2008. aastal on ta tootnud mitmeid olulisi teoseid, sealhulgas 2008. aasta The Case for Israel, Democracy's Outpost, 2011. aasta Unmasked Judeophobia, 2014. aasta Body and Soul, The State of the Jewish Nation, 2018. aasta The Fight of Our Lives, Defeating the Ideological War Against the West, 2022. aasta Civilization in the Danger Zone. Samuti tema kõige uuem äsja ilmunud dokumentaalfilm A Collective Descent into Evil, The Lethal Obsession with Jews and the Jewish State, mis on hetkel voogedastuseks saadaval. Gloria Greenfield, tere tulemast saatesse Think Twice. See on tõeline au ja rõõm siin olla. Aitäh! Aitäh, Gloria, et täna meiega liitusid. Tahaksin alustada sellega, et küsin sinu uue filmi kohta, mis räägib 7. oktoobrist ja selle tagajärgedest. A Collective Descent into Evil. 7. oktoober oli sündmus, millest palju räägiti ja kirjutati. Mis jäi sellest arutelust sinu arvates puudu või mida ei käsitletud piisavalt, et see ajendas sind tegema sellest oma viimase filmi teema? Rohkem kui see, mis puudu jäi, oli minu arusaam, et inimesed, korralikud inimesed, tõesti, oleks raskendatud mõista, miks see tol ajal juhtus, ilma et mõistetaks meie vaenlaste ideoloogiaid, strateegiaid ja eesmärke. Ja samuti mõista, et need, kes on meie vaenlased, ei ole ainult meie vaenlased. Nad on ka vaba maailma ja kõigi nende rahvaste vaenlased, kes ei jaga nende ideoloogiaid.
ma arvasin, et oleks väga oluline tuua tagasi kõige sõnaosavamad eksperdid Tidlist ja analüütikud, kes aitaksid meil mõista, kuidas selle vihkamise algus on imperialistlik terror viis meid tänasesse päeva. See ei ole uus. Võib-olla mõned meetodid on erinevad, aga enamasti oleme me seda juba varem kogenud. Meie eelnevad põlvkonnad on seda juba varem kogenud. Aga praegu toimub see nii kiiresti, et on väga oluline, et me sellest aru saaksime ja sellele tõhusalt vastu astuksime. aitäh, et jälgisite Think Twice'i. Olenemata sellest, kas kuulad meid mõnel taskuhäälingu platvormil või vaatad meid otseülekandes Facebookis, X-is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun vajuta meeldib ja või telli JNS. klõpsa kellukesele, et saada teavitusi ja anna meile häid hinnanguid. Samuti lisaks saatele Think Twice on olemas ka Jonathan Tobin Daily taskuhääling, kus jagan teiega rohkem uudiseid ja analüüse kõige olulisemate teemade kohta, millega me täna silmitsi seisame. Igapäevast saadet leiad Jonathan Tobin Daily nime all JNS-i kanalilt kõikjal, kust oma taskuhäälinguid kuulad. Ja nüüd tagasi tänase programmi juurde. Jah, ma arvan, et selle asetamine konteksti on väga oluline ja on ilmselgelt puudu enamikust aruteludest seoses 7. oktoobriga, mis oli kõige raskem osa filmi loomisel seoses 7. oktoobriga. Mis tegi selle tõeliselt erinevaks sinu varasematest teemadest, mis on käsitlenud seda tsivilisatsioonide vahelist sõda, mille sa oled tõstatanud? see oli kõige raskem film, mida ma kunagi teinud olen. Kõige raskem minu enda jaoks. Sest selle barbaarsuse, julmuste ja õuduse tõttu ning sellega töötamine ja see, et ma ei saanud sellest puhata. Emotsionaalselt oli see minu jaoks väga raske. Aga õnneks mind kasvatati võitlejaks ja ma sain aru, et see oli ilmselt kõige tähtsam film, mida ma kunagi teinud olen. Ja ma pidin lihtsalt sellest läbi minema ja tegema seda nii hästi, kui suutsin. Ja õnneks, nagu ma olen öelnud, ma suutsin sellest läbi minna ja materjaliga töötada, sest mul olid filmis parimad inimesed ja need olid analüütikud, ajakirjanikud. Need on teadlased, kes tõid esile oma uskumatud teadmised. Ma saan kindlasti aru, kui traumeeriv on tegelikult süvitsi minna sellesse, mis tegelikult juhtus ja kuidas see esile tuli ja siis isegi sellele järgnenud tagajärjed. Teate, tegelikult paljud inimesed ja enamik inimesi pole näinud kõige graafilisemaid filme, mis dokumenteerivad, mis tegelikult juhtus. Ilmselgelt teie olete näinud. Ajakirjanikud nagu mina on neid näinud. Aga paljude inimeste jaoks on see lihtsalt abstraktsioon. See on kuupäev, see on teema. Ja teema, millest paljud inimesed oleksid võinud kiiresti edasi liikuda, aga sellesse süvenemine pidi olema uskumatult kurnav. Ja ma arvan, et veel üks asi, mida ma siia lisan, on see, et asi ei puuduta ainult 7. oktoobrit. Jällegi, see on, see ajalugu, selle vihkamise kujunemine, see džihadistide ja nende kasulike idiootide, lääne radikaalide imperialistlik tegevus. Aga see on ka, mis toimub pärast seda. Ja see ei ole ainult see, mis pärast seda ülikoolides toimub. Aga see tõesti tabab seda pikka, mida me nimetame pikaks marsiks, pikka marssi ühiskondadesse. Ja see on ka,
on võimalus, et mõista, et see oli planeeritud. Ammu aega tagasi. See algas 30-40 aastat tagasi. Ja sellega pead sa silmas seda võitlust, mille eesmärk on Iisraeli ja juutide legitiimsuse õõnestamine. Ning tead, selle ristisõja, džihaadi ülistamine, mille eesmärk on Iisraeli hävitamine. Jah, ja see ei ole ainult Iisraeli hävitamiseks. Ma mõtlen, mis toimub juudi rahvaga või mis juhtus juudi rahvaga 7. kuupäeval. On juhtunud Aafrika kristlastega Nigeerias ja teistes Aafrika riikides. See ei puuduta ainult juudi rahva ja Iisraeli hävitamist. See puudutab vaba maailma hävitamist ja kõigi nende inimrühmade hävitamist, kes ei järgi islamistlikke ideoloogiaid. Ja ma arvan, et just sinna me olemegi nüüd jõudnud ja mõistes seda on oluline, et me tooksime kokku kõik need rahvad, kes on ohus ja keda need islamistlikud barbarid massiliselt mõrvavad. Ja siis on väga oluline mõista, et see on meist laiem, kuid meie oleme esirinnas ja meie kannatame selle kõige rohkem. Jaa. Mida sa selle filmi tegemise käigus õppisid? Mis sind üllatas? Ma mõtlen, et neile, kes tahtsid teada tõde 7. oktoobri kohta, oli see kindlasti kättesaadav. Aga mida sa õppisid selle filmi loomise käigus, mida sa varem ei olnud mõistnud? Selle filmi tegemiseks valmistudes tegin ma tohutult palju uurimistööd. Ja nii, kui ma tegelikult alustasin, mina olin tuttav, mis oleks Erinevate kommenteerijate panused filmis. Lisaks sellele, et sain enda kohta midagi teada, nimelt, et see on mul on oht nii ülekoormatud saada, et see võib mind peaaegu halvatuks teha ja ma pean oma tempot paremini jagama. Aga see pole tegelikult kõige olulisem vastus. Oluline küsimus on, mis oli see materjal, mida film sai kommentaatoritelt, mida ma varem tegelikult ei mõistnud. Ja nii on osa sellest minu intervjuust Emmanuel Atalangiga, kes on Hezbollah ekspert Ladina-Ameerikas ja see aitab mõista mitte ainult et nad kujutasid endast suurt ohtu Põhja-Ameerikale, mida ma küll teadsin, aga millest ma rohkem ei teadnud. See partnerlus, mis toimus Ladina-Ameerikas Hezbollahga, partnerlus Venemaaga ja nende lennukitega. Ma ei teadnud, et mõned neist lennukitest transportisid mõningaid inimesi ebaseaduslikult siia riiki. Sellised asjad aitasid mul seoseid luua, mida ma varem polnud omavahel ühendanud. See ei olnud ainus, neid oli palju selliseid asju. See on nii ulatuslik, et ma ei teagi, kust alustada, aga peamiselt
ma arvan, et kuna ma andsin 2012, ei, tegelikult 2011 välja filmi nimega Unmasked Judeophobia ja see film uuris surmava juudi vihkamise taaselustumist. üle kogu maailma. Ja tol ajal tundus, et asi oli tõesti tead halb. Ja siis ma ei teadnud, see polnud mulle selge, kui see 2011 aastal välja tuli, et ma pean selle teema juurde tagasi pöörduma. Ja kui jah, ma me ei teadnud, jõudsin, kui halb see tegelikult on, tead. Me arvasime, et see on halb. Me ei teadnud, kui halb see tegelikult on. täpselt nii, ja kui palju hullemaks see võiks minna. Ja kui ma nüüd vaatan tagasi aastale 2011, see oli nagu, ja ma tean, et see võib-olla kõlab kohutavalt, aga kui ma sellele tagasi vaatan ja võrdlen, siis 2011 oli nagu jalutuskäik pargis. Tead, ja see tempo, millega asjad liiguvad, et asjad lähevad nüüd nii kiiresti, see on nagu iga päev on midagi uut. On jälle mingi uus infokild või jälle mingi uus jõhkrus või on järjest rohkem ja rohkem neid, kes kunagi olid tavalised inimesed. Isamaalised inimesed, õigesti mõtlevad inimesed, kes on nüüd nagu lihtsalt sukeldunud sellesse koledusse, mitte selle peatamiseks, vaid selle julgustamiseks. Ja jah, see nad on arvavad ja õõvastav. usuvad, et neil on moraalselt õigus nii teha. Täpselt nii, täpselt nii. Ja see on omamoodi nagu epideemia. Ja samuti, mida ma sellest kogemusest õppisin Filmi produtseerimise ja lavastamise ning loomise käigus on see, et veelgi olulisem on varem arvasin, et on eriti oluline, et juudid ja kristlased teeksid koostööd, sest meil on ühine vaenlane, kes soovib nii juute kui ka kristlasi tappa. Ja kui me ei tule kokku ega kutsu ka teisi, olgu nad siis teised inimesed, olgu nad siis usklikud või mitteusklikud, hindud või kes iganes, et me peame need inimesed kokku tooma. Ja täna on inimesi, on tõesti suurepärased inimesed täna. Nagu Richard Landis, nagu Charles Jacobs, kes tegelikult tegelevad nende küsimustega, et tuua inimesed kokku, tuua kokku niinimetatud uskmatud. Ja me peame seda koos tegema, sest juudi rahvas on liiga väike arvult. Ja meil on ka oma probleemid, millega peame arvestama. Ma mõtlen, tead, mitte kõik juudid ei saa aru, et nad on osa rahvast või ei tunnista, et nad on osa rahvast. ja see on tõeline probleem. Jah. See tuletab mulle meelde kõike, mida olen lugenud selle aja kohta. Natsirežiimi algusaegadel. Ja oli grupp juute, kes arvasid, et kui nad toetavad Hitlerit, on nad kaitstud. Aga nemad olid esimesed, kes tapeti. jah, Nii et meil on keeruline olukord, millega me tegeleme. väga tõsi. Pärast 7. oktoobrit toimunud antisemitismi laine on kindlasti paljastanud vasakpoolsete moraalse allakäigu, mida sa selles filmis uurid. Viimase kümnendi jooksul oleme olnud tunnistajaks vasakpoolsete ideoloogiliste äärmuslaste koolkonna võidukäigule. Nagu sa varem tabavalt mainisid, on nad lõpule viinud oma pika marssi läbi Ameerika institutsioonide, mis on nüüd kulmineerunud võib-olla moraalse paanikaga 2020 aasta Black Lives Matteri suvel. Aga huvitav on see, et sina nägid seda ette juba ammu.
Sa seisid 70. ja 80. aastatel juhtiva juudi feministina ja kirjastajana vastu juudivihale. Kas sa saad meile rääkida, mida sa tol ajal nägid ja oma teekonnast sellest ajast kuni praeguse ajani, mil oled dokumentaalfilmide tegija, kes on pühendunud juudi identiteedi tugevdamisele ja Iisraeli kaitsmisele? See oli väga huvitav etapp mu elus, pehmelt öeldes. Ma olin naiivne ja ma põhimõtteliselt nagu paljud teisedki, mitte kõik, aga oli palju teisi, kes sattusid samuti sellesse liikumisse. Ja selles olid osad, mis olid mõistlikud. Need osad sellest naiste liikumisest, mis võitlesid võrdsete õiguste eest. Ja võrdsete õiguste eest võitlemine on väga auväärne eesmärk. Aga nagu iga liikumisega võib tekkida radikalism, mis ka juhtus. Ja mina olin seotud radikaalse feminismiga. Ja mina kogesin palju juudi vastasust. Ja kahjuks tol ajal radikaalses feministlikus liikumises tuli peamine juudi vihkamine, mida ma kogesin mustanahalistelt radikaalsetelt feministidelt, Audre Lorde ja teised. Ja samal ajal konverentsidel antisemitlikud naised, kes olid juhuslikult mustanahalised ja radikaalsed, püüdsid hirmutada juudi radikaalfeministe, öeldes, et nende emad pidid meie emade tualette koristama, sest me kõik teadagi tuleme jõukatest peredest. Noh, minu ema oli minu keskkoolis koristaja. Ja mul oli väga realistlik arusaam sellest, mis olid tegelikult lihtsalt jälgid valed, mille eesmärk oli meid hirmutada. Ja nii ma astusin sellele vastu. Kui keegi neist nimetas mind halvustava nimega, siis nimetasin neid sobiva. Halvustava nimega, et nad mõistaksid, nagu Menachem Begin kord ütles, me ei ole juudid värisevate põlvedega. Ja see võttis mult ilmselt aasta ja poole, et mõista, et seda liikumist ei olnud võimalik päästa. Et see oli mürgine. Ja nii ma jätsin kõige sellega hüvasti suurel miitingul San Franciscos ja lahkusin. Ja see tegelikult, kuigi ma olin tõesti kergendunud, et ma lahkusin, et see jättis mulle siiski mingi trauma. Ja mul kulus umbes 4 aastat, et sellest tõeliselt välja tulla, end vabana tunda ja oma eluga edasi minna, et teha olulisemaid asju. Jah, on selge, et neomarksistlik vasakpoolsus on pidanud edukat sõda lääne tsivilisatsiooni ja juutide vastu juba sellest ajast, kui sa olid feministlik kirjastaja. Aga küsimus on, miks nii vähesed inimesed seda ette nägid või mõistsid, nagu sina, mis see oli ja kuhu see viib? Ma mõtlen, me räägime siin ammustest aegadest, tead, 1980-ndatest. Õige. Ma arvan, et uus põlvkond avastas selle vasakpoolse antisemitismi, tead, naiste marsi ajal, mis oli reaktsioon Donald Trumpi valimisele.
aga see juhtus palju hiljem, kui sina kogesid seda. Miks see ei läinud, nagu me nüüd ütleme, viraalseks? Miks seda lihtsalt ignoreeriti? sellel oli suur hind. Naisliikumisest lahkumisel oli suur hind, kui see oli kogu sinu elu, kogu sinu keskkond. Sest see oligi nii, siis oli nii palju väärastunud tundeid, mis inimestel olid liikumisest väljaspool olevate inimeste suhtes. Et sa pidid mõistma, et liigud valguse poole, mitte pimeduse. Sa lahkusid pimedusest. Sallimatus meeste suhtes. Sallimatus naiste suhtes, kes otsustasid oma perekonna esikohale seada. Naiste suhtes, kellele tegelikult meeldis atraktiivne välja näha. Ma mõtlen, see on hullumeelne asi, aga see oli nagu teisele planeedile astumine, kui lahkusid. Noh, see oli nagu täiesti erinev kultuur. Õige. Tõesti? Õige. See oli kogukond teistsuguse sõnavaraga. See oli huvitav. Mul väga vedas, pean ütlema sellega, kuidas mind kasvatati. Mind kasvatas minu isa, kes armastas Iisraeli ja keda ma mäletan, teate, kui olin 5-aastane ja istusin tema süles. Ma sündisin 1950. aastal. Muide, nii et kui ma olin 5-aastane, paljud Ameerika juudid alles said teada, mis oli juhtunud ja millised konkreetsed asjad olid holokaustis toimunud. Ja mu isa ei arvanud, et ta peaks paluma mul toast lahkuda, kui tema ja minu onu, teised onud, tead küll, rääkisid neist avastustest. Nii et ma kasvasin üles teadmisega, et jah, maailmas on kurjus. Kurjus on tõeline. See on olemas. Ja tema, nii et ta õpetas mulle ka seda, et kui keegi kunagi ütleb mulle midagi halvustavat või vastikut selle kohta, et ma olen juut, et mul on täiesti lubatud nende vastu võidelda, mida ma ka tegin. Ja tema tegi seda samuti. Nii et ma kasvasin üles mõistes, et peab olema tugev, peab vastu võitlema. Et sirgelt seista oli tõesti oluline. Ja see ongi see, mida sa teed. Nii et kui ma olin oma tollasest hullusest üle saanud, millesse ma olin radikaalses feministlikus liikumises kaasatud. Selle ajal. Mul võttis aega, et kogu see trauma sellest endast maha pesta. Ma teadsin, et seal olid tugevad, suurepärased juudid olemas. Ma mõtlen, kui ma olin algkoolis, Heebrea koolis, siis meil kõigil olid kirjasõbrad Iisraelis. Minu oma oli Jaffa Shalom ja ma olen alati tahtnud temaga kohtuda, aga ma pole seda teinud. Aga igal juhul perekonnal on väga oluline roll oma laste kasvatamisel. Olenemata sellest, kas nende lastest kasvavad tugevad ja uhked juudid või kas nad hakkavad end nägema ohvritena. Ja ma arvan, et see on tänapäeva noorte juutide jaoks probleemiks olnud, sest me oleme pannud nii palju rõhku ohvrirollile tänu woke ideoloogiale. On öelnud, et kui sa ei ole ohver, siis oled sa halb. Õige. Ja nii me isegi nägime, nagu sa tead, me isegi nägime, tead küll, inimesed üritasid tõestada, et nad olid tõelised ohvrid, et nad oleksid vastuvõetavad ja lugupeetud. See on väga ebatervislik. Ja pered peavad sellest aru saama ja mina õppisin seda Ruth Weissilt, et see oli viga. Kui me keskendume ainult holokaustile
ja ta ei ütle ega mina ei ütle, et holokausti uurimine pole oluline. Loomulikult on see oluline, aga sama oluline on uurida ka meie vastupidavust. jah, me ei saa määratleda judaismi ega juudi identiteeti ainult holokausti või lihtsalt juutide kannatuste kaudu. Õige. Nii et ma arvan, et minu hinnang sellele, kuidas ma suutsin sealt välja astuda ja kuhu ma suutsin sisse astuda, kuhu ma jõudsin. Ma ei räägi siin sellest juudi vihast, mis seal väljas on, vaid ma räägin sellest, kuidas saada jälle terviklikuks inimeseks. See oli sellepärast, et mul vedas, mu perekond õpetas mulle mitte ainult holokaustist, vaid ka vastuhakkamisest. jah, noh, see kulmineerub, tead, naiste liikumisega. Tead, selles mõttes, nagu sa kirjeldad, kulmineerub see 7. oktoobri järgses maailmas, kus feministlikud organisatsioonid, mis tead, on võtnud üles seksuaalse vägivalla ja selle sõjarelvana kasutamise küsimuse, kuid on täielikult eiranud juudi naisi, kes olid ohvrid. See 7. oktoobri aspekt nende intersektsionaalse liidu tõttu palestiinlastega. Ma mõtlen, see kõik tulenebki sellest, kas pole? Jah, tead, juudi rahva ja juudi riigi demoniseerimine on olnud väga tõhus. Ja seega pole vahet, eks. Pole lihtsalt vahet, kui juudi naisi ja mehi vägistatakse ja kastreeritakse ning tead, lihtsalt tükkideks rebitakse. See on tegelikult mõne neist mõtetes, see on nende jaoks isegi hea asi. See puhastab maailma juutidest. Ja on oluline, et me mõistaksime selle mõju, et meil oleks tegelikult võimalus näha juudi rahva ja Iisraeli demoniseerimise ja delegitimeerimise mõju. Sest see ongi see, mis viib sind ütlema, et see pole oluline. Miks me peaksime seda tunnustama? Ma mõtlen, tead, see on ju suurepärane asi. Me saime veel rohkematest teemonitest lahti. Ja Tead? põhimõtteliselt see mõte, et juudid, keda 7. oktoobril mõrvati, vägistati, piinati ja rööviti, olid selle ära teeninud. Jah, Ma mõtlen, et täpselt see ongi. nii. Täpselt. Sellele see taandub. Sellele. Ja seda oleme kuulnud, teate küll, intersektsionaalselt vasakult. Ja sellepärast, teate küll, ebaõnnestus feministlik liikumine pärast 7. oktoobrit. Jaa. Ebaõnnestus küll. Nende jaoks, teate, nende Iisraeli feministide jaoks, see oli nende jaoks laastav, sest neid reedeti. Nad tegelikult arvasid, et ülemaailmne feministlik liikumine võtab nad omaks. Ja nad nägid tõde, kui neid tegelikult ei võetud omaks. Ja nüüd, see laskumine kurjusesse, mida sa oled uurinud ja selles filmis päevavalgele toonud, on ilmselgelt midagi, millega poliitiline vasakpoolsus ja eriti juudi liberaalid kipuvad mitte silmitsi seisma. Paljudel heatahtlikel liberaalidel on kalduvus tõmmata piir oma vastikuse vahel selle suhtes, mis juhtus 7. oktoobril, ja arusaama vahel, kuidas sellele reageeris massiliikumine, mis kas toetas või õigustas seda. See viib antisemitismi peavoolustamisse. Miks sa arvad, et nii paljud ei ole valmis tegema järeldusi oma liberaansetest liitlastest, kes reageerisid 7. oktoobrile Iisraeli ründamise, mitte toetamisega? Ja kahjuks on juudid, kes tunnevad end selles olukorras väga ebamugavalt ja nad on omaks võtnud arusaama, et Iisrael ja 7. oktoobri barbaarsuse Iisraeli ohvrid väärisid seda. Nad tegelikult arvavadki, et nad väärisid seda. Kui need, kes ei lähe nii kaugele, need, kes ei tunne, et ohvrid väärisid seda,
siis luhutavad nad end mõttega, et noh, meie ei ole sellised juudid ja me tõestame, et me ei ole sellised juudid, liitudes Iisraeli vastaste meeleavaldustega ja nii edasi. See on väga isekas, enesekeskne vaatenurk. Ja kui sul ei ole, kui sa oled juut, kellel ei ole, või kui sa juhtud olema juut, ja kui sa ei pea end osana oma rahvast, siis puudub sul ka lojaalsus oma rahva vastu. Eks. Ja siis võib sinu lojaalsus kuuluda hoopis vali ükskõik milline Iisraeli vastane organisatsioon või ideoloogia. Sellest saab sinu peamine ajend, mitte arusaam. Meil kõigil on vastutus tagada, et meie rahvas edeneks ja et Iisraeli riik, juudi riik, jääks tugevaks ja turvaliseks. Nii et kui mõelda, siis see tuli mulle selle vestluse käigus pähe, et see on sarnane ameeriklastega, kes ei ole enam patriootlikud. Nad ei tunne riigi vastu mingit patriootlikkust, nad ei tunne riigi ees mingit kohustust. Ja nad käivad ringi ja ütlevad surm Ameerikale. Ja see ongi sama asi. Ja Kindlasti. Mis sa arvad, mis võimaldas Hamasil veenda nii paljusid peavoolumeedia väljaandeid esitama nende valesid Iisraeli kohta tõena ja narratiivi sisuliselt ümber pöörama mingil moel? See võimaldas neil, kes panid toime julmusi ja kavatsesid genotsiidi, olla kujutatud ohvritena. Samal ajal kui rahvast, kes tegelikult oli ohver, sai valesti süüdistada genotsiidis. Ja et see muutuks, tead liberaalseks üldtõeks, kuidas said moodsad verevaled 21. sajandil meie silme all reaalajas vasakpoolse üldtõe osaks. õige. Noh, neil oli tegevusplaan. See oli kõik ette planeeritud. See oli planeeritud. Tead, nad on seda aastaid planeerinud ja tegutsenud väga strateegiliselt. Nii et kui me vaatame selle etappe, propaganda ja mitte ainult propaganda, vaid ka lääne ilmalikustamine, sealhulgas liiga suure osa juudi kogukonnast ilmalikustumine, mis võimaldab inimestel selja pöörata selg kas oma rahvusele või oma riigile. Ja see ongi juhtunud ja me võime näha näiteks selle mõju The New School ja Columbia, kes kutsusid mõned Euroopa teadlased, kes olid tõesti woke ideoloogia isad. Mis määratleb, tead, Iisraeli ja juudid kui valged. See on õige. Mis on jama. Aga nii inimesed mõtlevad. Ja terve põlvkond, kes on nendes ideedes tead marineeritud ja indoktrineeritud, mis olid omal ajal pigem äärealadel. Tead, siis kui sa olid feministlik kirjastaja, on nüüd täiesti peavoolus. Need ideed domineerivad haridussüsteemi. Jah, nad tõesti domineerivad selle üle ja sellisel määral, et õnneks, aga mitte piisavalt. Vanemad saavad aru, et mõned neist, tegelikult liiga paljud neist ülikoolidest on mürgised. Ja me teame, et on olemas, tead, tõesti toredad pered, kes kasvatavad oma lapsi heade väärtuste järgi ja veendunud sionistidena ning nad lähevad ülikooli ja nad on mürgitatud. Nad on mürgitatud ja ma arvan, et seepärast ongi sellised organisatsioonid nagu Tikva Fund, mis tegelikult rajavad uusi institutsioone.
see on ülioluline. tead, on olemas. on ka teisi organisatsioone, olgu need avalikud või eraomandis, mis teate küll, saavad kokku ja püüavad oma kohta tagasi saada selles tööstusharus, kuhu nad kuuluvad, olgu see siis meelelahutus või mis iganes. ja mida nemad teevad selle asemel, et teha seda, mida eelmised põlvkonnad selles riigis tegid. kui juudi arste ei lubatud tööle ega võetud haiglatesse vastu, ehitasime me oma haiglad. kui juudi juriste ei võetud advokaadibüroodesse tööle, lõime me oma advokaadibürood. ja ma arvan, et on tõesti oluline, et me sellest aru saaksime. me ei peaks tahtma tagasi minna haigetesse asutustesse. me vajame terveid asutusi. Sinna peaksime panema oma energia ja sinna peaksime end suunama. me peaksime koostööd tegema. kui me kavatseme kellegagi koostööd teha, peame tegema koostööd tervete asutustega. see on tõesti oluline. ja selleks peame nägema end tugevana. me peame oskama hinnata oma rahva ajalugu. aga me ei pea roomama, me ei pea anuma. ja kindlasti ei pea me leppima ega järele andma. jah. nüüd on haritud klasside seas, eriti Ameerika Ühendriikides, levinud arusaam, et Iisrael on kuri ja palestiinlased on head, juurdunud kriitilise rassiteooria, intersektsionaalsuse ja asunduskolonialismi rakendamises poliitilisse diskursusesse. aga ükskõik, kuidas see juhtus, andis see paljudele juutidele minu arvates tunde, et nad on lootusetult vähemuses ja isoleeritud. mida sa arvad, mida juudid saavad selle olukorra suhtes teha, millest sa oma filmis räägid? ma arvan, et on mõned. kas me tahame neid nimetada rahvasteks või riikideks, kus juudid peaksid tõesti lahkuma? esiteks arvan ma, et seda on tõesti oluline öelda. ma mõtlen, ma ei arva, ma arvan, et sellised riigid nagu Prantsusmaa ja üsna tõenäoliselt peaks ka Ühendkuningriik sinna kuuluma ning võib-olla ka Saksamaa. aga kui me räägime sel ajal sellisest riigist nagu Ameerika Ühendriigid, mille puhul see pole sugugi kindel, ma arvan, et me peaksime hindama seda, et on olemas. on mõned juhid, kes on tõesti võitlevad meie eest, võitlevad meie turvalisuse nimel. ja me peame enda eest seisma ja jagama inimestega seda, mida oleme selle riigi rajamisse panustanud. ja mida oleme tegelikult oma tegevusega maailmale andnud, mitte vabandavalt. teate küll, anudes, me peame teile meeldima. vaadake, kui palju vaktsiine oleme loonud või vaadake, kui palju teate. Nobeli preemia laureaadid, sellised asjad. teate küll, kõik see. me peame selle üle uhked olema. aga me peame selle üle uhked olema iseenda jaoks. kui me suudame hinnata seda, mida oleme tsivilisatsioonile toonud ja mida jätkuvalt toome, ja ei lase ühelgi süüdistusel ega demoniseerimisel oma teadusse tungida, oma enesemõistmisse, eneseidentiteeti, siis on meil jõudu. et teha seda, mida peame tegema, et maailmale edasi head teha. sest meie rahvana oleme valgusrahvaste seas. me peame selle tagasi võtma. ja me peame ka mõistma, me vajame eneseaustust. et kui inimesed üritavad
meid hävitada, siis peame olema võitlejad. Me peame vastu võitlema nii, nagu vähegi suudame. Ja see aitab meil säilitada oma väärikust ja olemasolu. Ja inimesed peavad mõistma, mitte juudid peavad mõistma, kui nad seda juba ei mõista, et meie ründamine, meie demoniseerimine on tegelikult iseenda demoniseerimine. Ja nende viha toitub. Uskudes vastupidist. Ja see on alati olnud märk, me kõik teame seda, et see on alati olnud märk, et kui juudi viha ilmneb, siis see näitab, et riikides, mandritel või maailmas on midagi kohutavalt valesti. Et see on märk sellest. Ohast. Kui me suudame ka sellest aru saada, siis me ei lase sellel enesevihal kasvada. Ma ei ole kindel, kas ma vastasin su küsimusele. No see on päris hea. Ma arvan, et on ka oluline märkida, et kindlasti Ameerika Ühendriikides ei ole juudid üksi. Ma mõtlen, see võib nii tunduda. Tead, me räägime päev või paar pärast seda. Tied, Abdul El-Sayed võitis Michiganis Demokraatliku partei senati eelvalimised, mis pani avaliku antisemiidi olukorda, kus ta võib saada Ameerika Ühendriikide senatisse, samamoodi nagu Zohar Mamdani sai New Yorgi linnapeaks. Aga see ei tähenda, et poleks inimesi, kes üritavad talle vastu seista. Isegi kui paljud liberaalsed juudid on seadnud oma liidud vasakpoolsetega tähtsamaks kui juutide kaitsmise antisemitismi vastu. Ja oli üks imeline asi, mis just juhtus. Marco Rubio teatas just, et nüüd on poliitika selline, et enne kui keegi saab viisa siia riiki tulekuks, neid hakatakse uurima. Kõiki sotsiaalmeedia ja muid uurimisviise kasutatakse selleks, et veenduda, et inimesed, kellel on kavatsus kahjustada juute selles riigis, ei lubata siia riiki. See on tõesti oluline. Ma mõtlen, see on natuke hämmastav, et see on lihtsalt... Jah, aga tead, kui sa Vajuta L. uurid, kes õhutab nii paljusid neist kolledži meeleavaldustest, mis on suunatud juutide vastu. Kindlasti, see on... Ja tead, välisüliõpilaste sissevool, eriti antisemiitlikest, tead, Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika riikidest tundub üsna ilmne. Ja Victor Davis Hanson väljendab seda filmis tegelikult väga sõnaosavalt, jah. Jaa. Me peame tunnistama. Ja samuti Rachel Fish. Ta räägib sellest, kui vajalik on ülikoolidel võtta õiguslikke meetmeid, tead küll, inimesed, kes tulevad ülikoolist väljastpoolt, et õhutada, tead küll, probleeme, õhutada vihkamist. Jaa. Mis on see üks kõige olulisem asi, mida soovite, et teie publik sellest filmist kaasa võtaks? Kõige olulisem asi, mida ma tahan, et publik sellest filmist kaasa võtaks, on arusaam, et on olemas ideoloogiad, mis õhutavad seda viha juutide ja kristlaste ning kogu lääne vastu. Ja neil on väga-väga tõhusad strateegiad, mida nad kasutavad. Seega peame mõistma, et see, millest me räägime, ei puuduta lihtsalt dialoogide pidamist. On väga oluline, et inimesed mõistaksid, et vaenlased, kes seda kõike juhivad, on mõrvarlike kavatsustega. Ja nende endi sõnade järgi see on lõpuks, see kõik käib. Ülemaailmse kalifaadi kehtestamisest, et maailma hakkab valitsema šariaadi seadus. See on tõesti oluline, kui sa sellest aru saad. Jah, kõik tuleneb sellest. Täpselt nii. Täpselt nii. See on tõesti oluline punkt, mida ma loodan, et inimesed, kes seda filmi vaatavad ja ma soovitan seda soojalt, tähele panevad.
Gloria, suur tänu, et täna meiega liitusid. Kuidas saavad meie vaatajad ja kuulajad filmi A Collective Descent into Evil vaadata või voogedastada? Ja kuidas saavad nad aidata selliste filmide tegemist? film on nüüd voogedastamiseks saadaval Roku kanalil. see on tasuta, välja arvatud juhul, kui soovid osta tellimuse, et saaksid seda reklaamideta vaadata. Ja samuti on saadaval DVD-d. Kui lähed aadressile dokemitproductions.com, siia on Dokemit Productions veebileht ja seal on pood ja sealt saad osta DVD-sid. Saate korraldada oma kogukonnale linastusi. Mul on väga hea meel tulla ja vajadusel ka filmist rääkida, kui soovite, aga te võite ise linastusi korraldada. Ja kui soovite seda teha, siis võite minuga ühendust võtta aadressil dotsemmicproductions.com. Võite mulle selle kaudu armatuurlaual sõnumi saata. Ja on olemas kogukonnad, kus praegu on film Ameerika Ühendriikides saadaval. Kanadas, Ühendkuningriigis ja Mehhikos. On Roku kanaalil. Ja tulevikus lisandub veel platvorme, mis filmi oma valikusse võtavad. Ja mul on väga hea meel öelda, et filmi linastus toimub Jeruusalemmas 8. novembril Menachem Begini keskuses. Me teeme selle linastuse jaoks koostööd. Ja kui soovite kursis olla, kus linastused toimuvad, siis minge aadressile dokemitproductions.com ja klõpsake filmi peal. Siis näete seal tulevaste linastuste nimekirja. Hästi, see on põhjalik. Ja ma soovitan meie vaatajatel ja kuulajatel kindlasti seda filmi vaadata. See on oluline. See on tähtis dokumentaalfilm. Kas ma võin ühe asja lisada? Muidugi, see oli osa palun. sinu küsimusest. Sa küsisid, kuidas inimesed saavad aidata nende filmide tegemisel. Olgu see $10 või 6-kohaline summa, see ei ole oluline. Annetades organisatsioonidele nagu dokemitproductions.com, mis on 501 C3 staatusega mittetulundusorganisatsioon. Te võimaldate meil jätkata nende oluliste filmide tegemist. Mul on hea meel, et sa selle lisasid. Täpselt seda me tahtsimegi esitleda. Samuti tahame tänada meie publikut. Palun ärge unustage iga päev kuulata Jonathan Tobini Daily Editionit, mida saate kuulata kõikjal, kus te oma podcast'e kuulate. Ja olenemata sellest, kas kuulate meid mõnes neist kohtadest või vaatate meid otseülekandes Facebookis, X'is või JNS-i YouTube'i kanalil, palun vajutage JNS-i juures meeldib ja või tellige JNS-i kanal. Klõpsake teavituste jaoks kellukesele ning andke meile häid hinnanguid. Palun kirjutage meile aadressil thinktwice@jns.org ja andke teada, kus te saadet kuulate või vaatate ning mida te sellest arvate. Ja pidage meeles, lugege ja mõelge ise. Näeme teid varsti jälle.